Tallinnas Rävala puiesteel on Eesti üks suurim erakliinik Meliva ehitanud endale hiljuti arstikeskuse. Selles arstikeskuses on 2 ISO 5 klassile vastavat operatsioonisaali. Mida tähendab ISO 5 klass operatsioonisaalis ja millised need saalid välja näevad, sellest siin räägimegi. Kui projekteerija Hendrik Argumägi Onnineni poole pöördus 2023. aasta suvel, et leida parim ventilatsioonilahendus operatsioonisaalidele, siis vaid aastaga on tegelikult projekt saanud teoks ja operatsioonisaalid valmis. Onninenil oli suurepärane võimalus koostöös Haltoni spetsialistidega aidata kaasa projektlahenduse valmimisele. Peatöövõtjana oli siin objektil Remart ehitus ja ventilatsioonisüsteemi ehitas välja Klikk. Meliva operatsiooniploki värske õhu eest vastutab peamine ventilatsiooniseade. See tagab värske õhu nii operatsioonisaalidele kui ka teistele ruumidele. Ühe operatsioonisaali tarbeks on vaja 300 liitrit värsket õhku, milles peaks olema 7 grammi vett kuupmeetri kohta temperatuuri vahemikus 17–19 kraadi. Selleks, et tagada 7 grammi kuupmeetri õhu kohta, on vaja värsket õhku talvel niisutada ja suvel kuivatada. Oleme tehnoruumis, kus on 2 retsirkulatsiooniseadet, millest kumbki hoolitseb oma operatsioonisaali eest. Retsirkulatsiooniseadme eesmärk on õhku puhastada, jahutada või kütta, vastavalt sellele, kuidas arst puldi pealt tellib. Kui operatsioonisaali ruumala on kuskil 100 kuupi, siis läbiv õhuhulk on 1400 liitrit sekundis. Sellest 1400 on 300 värske õhk ja 1100 tsirkuleeriv õhk. See teeb tegelikult õhuvahetuskordseks kuskil 50 korda tunnis. Retsirkulatsiooniseadmeid ja kogu operatsioonisaali ventilatsiooni juhib Halton Vita OR lahendus. See tähendab tegelikult automaatikalahendust, mis hõlmab nii seadme juhtimist, klappide juhtimist kui kogu sisekliimakontrolli. Kogu automaatika ja retsirkulatsiooniseadmed on ühendatud UPS-iga, mis tähendab seda, et elektrikatkestuse puhul operatsioon seisma ei jää. Enamus inimesi nende 2 ukse taha just tihti ei satu. Need ongi need 2 operatsioonisaali, millest oleme siin rääkinud. Mõlemad on enam-vähem sama suured ja mõlemad vastavad puhtuse klassile ISO 5. Kogu ruumi ventilatsiooni saab juhtida Haltoni juhtpaneelilt, millel on 5 erinevat režiimi, millest Clean ja Ultra Clean on mõeldud tavaoperatsioonide jaoks, Infection on mõeldud olukordadeks, kus patsient on nakkusohtlik ja Boost režiim on mõeldud 2 operatsiooni vahel ruumi puhastamiseks. ISO 7 ja ISO 5 peamine erinevus on õhu hulgas, mis ruumi läbib. Mida suurem on õhu hulk, seda suurem on puhtus ja vajadusel saab ka kiiremini uue operatsiooniga peale hakata. Eesmärk on viia osakeste arv ruumiõhus minimaalseks. Suuremaid kui 0,5 mikromeetrit osakesi tohib ISO 7 puhul olla 352 000 ja ISO 5 puhul 3250 ühe kuupmeetri õhu kohta. Ruumi puhtuse osas mängivad olulist rolli nii inimeste arv operatsioonil kui ka riietus, mida nad operatsiooni all kasutavad. Kui on vaja järjest teha operatsioone, siis ISO 7 puhul on taastusaeg kuni 20 minutit ja ISO 5 puhul peab ruumi puhtaks saama alla 10 minutiga. Õhk tuleb ruumi läbi Haltoni poolt disainitud ja patenteeritud lahenduse Halton Vita Space, mis tagab kogu ruumi ulatuses puhtuse. Aga Haltoni lahendusel on veel teinegi eelis. Õhu hulk, mida kasutatakse, on väiksem võrreldes klassikalise laminaarse õhujaotusega. See tähendab, et soosvahet on väiksem, kütte ja jahutuse peale läheb vähem energiat, õhukanalid on väiksemad ja nii edasi. Kuigi haiglates ja eriti operatsioonisaalides ei ole eesmärk energia kokkuhoid, vaid esmane on puhtus ja ohutus, siis Haltoni lahendus teeb mõlemat. Tagab kogu ruumi ulatuses puhtuse väiksema kuluga. Onninen tarnis siia kogu operatsioonisaali ventilatsioonilahenduse. Kõikide osapoolte vahelist koostööd koordineeris meie poolt Aleksei Keningi. Neid andmeid mul pole, milliseid lõikusi Meliva siin broneerinud on, aga seda tean küll, et ventilatsioonisüsteem on tipptasemel ja meie poolest võiksin teha ka kõige keerulisemaid lõikusi.